Trumpi hiiglaslikust võidust Hiinas teatatakse nüüd Putinile Pekingis. Vene president saabus Hiina pealinna 2026. aasta 19. mail vaid mõni päev pärast seda, kui Trump kohtus Xi Jinpingiga. Ja sõnum, mille Moskva saab, on karm. Hiina räägib endiselt sõprusest Venemaaga, kuid on juba avanud ukse otsesteks läbirääkimisteks Washingtoniga. Just seal sigib Trump Putini nõrka kohta. Venemaa vajab Hiinat, et müüa energiat, kaitsta oma majandussanktsioonide eest ja säilitada jõudu Ukraina sõjas. Samal ajal kui Xi vaatab Trumpi, Ameerika turu, tehnoloogia ja globaalse stabiilsuse poole. Putin läks Hiinasse partnerlust tugevdama, kuid leiab eest Xi, kes toob lauale vestluse tulemuse Trumpiga. Putin saabub liitlasena, kes vajab toetust. Kui Trump ilmub välja kui liider, kes sundis Pekingit oma huve Ameerika Ühendriikidega kaaluma, enne kui piiramatult Moskvat toetada, siis Putin on praegu Hiinas, et kuulda koostöölubadusi. Aga ta kuuleb ka hoiatust, mille Trump mõned päevad tagasi andis. Washington on taas mängu keskmes ja Hiina ei hakka oma enda huve ohverdama, et lahendada kõiki Kremliga seotud probleeme. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaudus versus Standard, Milson Alves. Xi nõustus looma strateegilise stabiilsuse suhte Ameerika Ühendriikidega, samal ajal kui Valgemaja teatas kokkuleppes teemadel, mis suudavad anda rohkem etteaimatavust ettevõtetele, tarbijatele ja turgudele. See tähendab, et Trump ei pidanud Hiinat avalikult alistama. Ta tegi midagi ohtlikumat vastaste jaoks. Ta pani Pekingi otsekõnelustesse, ilma Euroopa vahendajata, ilma globalistliku jutluseta ja ilma vana diplomaatia, mis räägib palju, aga lahendab vähe. Hiina võttis Trumpi vastu, teades, et Ameerika Ühendriigid on taas hakanud tegutsema majandusliku jõuga. Ameerika valitsus teatas kaubandusnõukogu ja investeerimisnõukogu loomisest, et tegeleda mittetundlike kaupade ning kahepoolsete investeerimisküsimustega. Scott Bassett, rahandusminister, kinnitas, et Washingtonil ei ole kiiret vajadus pikendada tariifide vaherahu Hiinaga, sest olukord on stabiilne. Trump sabus survekävaldadis. Kaubanduslik pool on samuti oluline. Basseti sõnul töötavad mõlemad pooled selle nimel, et vähendada või kaotada tariife umbes $30 miljardi väärtuses mittestrateegilistele kaupadele. Hiina suhtes avaldatakse survet ka kriitiliste mineraalide osas, mis on otsustava tähtsusega tehnoloogia, tööstuse, kaitse ja energia jaoks. Trump tõstatas ülemaailmse tarneahela kitsaskohad ning see tabab otse Hiina valupunkti. Peking tahab müüa, kasvada, säilitada etteaimatavust ja vältida täielikku kokkupõrget maailma suurima tarbijaturuga. Ja siin tuleb mängu Putin. Vene president saabus 19.–20. mail kahepäevasele visiidile Pekingisse, püüdes näidata, et partnerlus Xiga on endiselt tugev. Reuters märkis, et see on Putini 25. reis Hiinasse ning päevakavas on energia, majandus ja strateegiline koordineerimine, kuid jõukuvandis on mõra. Putin saabub kohe pärast Trumpi ning nüüd näib, et Hiina räägib mõlema poolega, andmata Moskvale ainuõigust Xi tähelepanule. Putin püüab müüa piirideta partnerluse ideed, kuid nõrk koht on Venemaa rahakotis. Venemaa vajab Hiinat, et müüa energiat, vältida sanktsioone ja toetada osa oma majandusest Ukraina sõja ajal. The Guardian tõi esile, et Moskva ja Peking on suurendanud makseid rublades ja juaanides. Ja Hiina on ostnud suures koguses Venemaa fossiilkütuseid alates sissetungi algusest 2022 aastal. See näitab sõltuvust, mida Putin nimetab võrdsete partnerluseks, kuid tegelik jõud kaldub üha enam Pekingi poole. Arutelu Power of Siberia 2 gaasitoru üle teeb selle sõltuvuse veelgi ilmsemaks. Moskva soovib suurendada gaasimüüki Hiinale, eriti pärast seda, kui ta kaotas positsiooni Euroopa turul. Peking soovib energiat, kuid ei taha jääda ühe tarnija pantvangiks. Seetõttu peab ta läbirääkimisi ka teiste varustusteede üle ja hoiab mitmekesistamise strateegiat. See on Putini nõrk koht. Temal on vaja müüa. Xi saab valida. Trump sihib täpselt seda kohta.
kui Ameerika Ühendriigid astuvad Hiinaga dialoogi kaubanduse, investeeringute, tehnoloogia ja stabiilsuse teemal, kaotab Putin mänguruumi. Moskva on alati püüdnud näidata, et tal on Pekingis kindel majanduslik taval olemas. Nüüd vaatab Hiina Venemaa poole, kuid vaatab ka Trumpi poole. Ja kui Xi kaalub riigi huve, siis ta teab, et Hiina majandus sõltub palju rohkem globaalsest etteaimatavusest, ekspordist, tehnoloogiast ja stabiilsest energiast kui pimedast lojaalsusest Kremlile. Trumpi ja Xi kohtumine puudutas ka teemat, mis Moskvat kõige rohkem häirib – Ukraina. Financial Times avaldas, et Xi olevat Trumpile öelnud, et Putin võib sissetungi pärast kahetseda. Hiina ja Venemaa eitasid seda tõlgendust. Kuid juba ainuüksi selle loo levik pani Kremli valvsaks, sest see näitab kasvavat arusaama, et sõda on muutunud Moskva jaoks koormaks. Ka Guardian tõi välja, et sõda on ummikusse jooksnud, samal ajal kui Ukraina kaugmaarünnakud tabavad Venemaa taristut ja suurendavad sisemist kurnatust. Trump ei pea Hiina ja Venemaa vahelisest lõhest teatama, et võita. Ta peab vaid panema Xi mõistma, et Washingtoniga läbirääkimised toovad rohkem kasu kui Putini piiramatu toetamine. Ja just see hirmutab Moskvat. Hiina võib jätkata Vene energia ostmist, võib jätkata Putini punase vaibaga vastuvõtmist, võib jätkata sõprusest rääkimist. Aga liidrite vaheline sõprus ei kata üksi pika sõja kulusid, ei lahenda tehnoloogilist mahajäämust ega asenda ligipääsu turgudele. Ka Iraan ilmub selles võrrandis, sest energia ja piirkondit julgeolek mõjutavad otseselt Hiinat. Valge Maja teatas, et Trump ja Xi jõudsid ülemaailmse stabiilsusega seotud kokkulepetele ning uudised visiidi kohta asetavad konfliktid ja energia kesksele kohale. Pekingi jaoks ajab Iraani kaasamine pika leveninud sõtta segamini, marsruudid, nafta, kindlustuse tootmise ja kaubanduse. Trump võeti vastu Hiina võimu reserveeritud alal, mis on seotud haruldaste ja kõrgetasemeliste kohtumistega, mis omakorda tugevdab isikliku usalduse ideed poliitilise vahendina. See on see võit, mida traditsiooniline meedia püüab pisendada. Trump sisenes keskkonda, kus otsuseid ette valmistatakse, mitte ainult saali, kus tehakse fotosid. Trumpi arvestus on lihtne ja karm. Ta räägib Hiinaga, loovutamata Ameerika huve. Ta hoiab tariife läbirääkimisvahendina. Ta nõuab kriitilisi mineraale. Ta avab tehisintellekti kanaleid. Ta piirab Hiina investeeringuid tundlikes valdkondades. Ta näitab, et Washington suudab läbi rääkida ilma alistumata. Putin saab probleemist aru, sest Venemaa jõud sõltub üha enam Hiina kannatlikkusest. Kui Xi ostab naftat, saab Moskva hingata. Kui Xi tõstab hinda, peab Moskva selle alla neelama. Kui Xi viivitab gaasitoru lepinguga, peab Moskva ootama. Kui Xi räägib Trumpiga ja hoiab Washingtoniga suhtluskanalid avatuna, kaotab Moskva oma väite, et maailm on juba lõplikult Ameerika Ühendriikide vastu pöördunud. Trumpi võit Hiinas seisnebki just selles. Ta ei võtnud Xi'd Putini käest ära, aga ta sisenes ruumi, kus Putin arvas, et ainult tema käsib. Hiina võtab Putinit tõenäoliselt jätkuvalt vastu ametlikult, kuid iga žesti tõlgendatakse nüüd teise tähendusega. Kui Xi räägib ebastabiilsusest, kuuleb Putin selles etteheidet. Kui Xi räägib energiast, kuuleb Putin hinnast. Kui Xi räägib rahust, kuuleb Putin piirist. Ja kui Trump hoiab suhtluskanalid Pekingiga avatuna, peab Kreml sõja, naftaalahindluste, gaasiprojektide ja omaenda suurriigi kuvandi maailmale müümise kõik uuesti läbi mõtlema. Ameerika Ühendriigid on taas mängu keskmes ja Putin peab nüüd toime tulema Hiinaga, kes ei soovi koos Moskva probleemidega põhja minna. Milson Alvese, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.